Tere tulemast Rootsi linna nimega Västerås. Siin elas ja tegutses juba nii ammu kui 17. sajandil piiskop nimega Johannes Rudbeckius, kes pidas ägedat võitlust Eesti talurahva vabastamise eest pärisorjusest. Teda ei rahuldanud mitte sugugi Eestimaa mõisnike ütlus, et pärisorjus on põhjendatav eestlaste võltsi ja paha iseloomuga ning et ainult pärisorjuse surve ja karmusega on võimalik eestlasi valitseda. Saatuse äraarvamatud keerdkäigud soovisid niimoodi, et piiskop Rudbeckiuse teed ristuksid Eestimaa perutavate, takka üleslöövate ning pärisorjuse kaotamisele sõrad ja sarved vastu ajanud Eestimaa mõisnikega. Kõrge usumees koges ka seda, kuidas eestlastest maarahvas ikka veel koogutas põlistes iites ebajumalate ees. Oma ehmatuseks avastas Rudbeckius, et Eestimaa lausa kubiseb asjatundmatutest ja kõlvatute elukommetega kirikuõpetajatest. 17. sajandil kuulus suurem osa tänase Eesti Vabariigi territooriumist Rootsi kuningriigi koosseisu. Seda aega mäletatakse siiani kui vanad head Rootsi aega. Rootsi oli toona oma suurvõimu tipul. Läänemeri oli praktiliselt Rootsi sisemeri ja Rootsi suurriikluse alguseks loetakse aastat 1611, mil võimule tuli Gustav II Adolf. Seesama Gustav II Adolf, kes asutas 1632 Eestisse ka Tartu Ülikooli. Umbkaudu 90 kilomeetrit Stockholmist läänes asub linn nimega Västerås. 17. sajandil töötas siin piiskopina kuningas Gustav II Adolfi soosik Johannes Rudbeckius. See piiskop Rudbeckius sai väga eripärasel moel seotuks ka Eesti ajalooga. Ta oli üldse väga toimekas mees, asutas 1623 Rootsi esimese gümnaasiumi ja 1632 Rootsi esimeste tütarlaste kooli. Ka isiklikus elus oli Rudbeckius väga toimekas, väga tragi ja väga viljakas. Tal oli nimelt 11 last. Rudbeckiuse suure monumendi valmistas tuntud Rootsi skulptor Carl Milles ja see avati 1923 ja see asub täpselt Västeråsi toomkiriku kõrval. Kuidas siis piiskop Rudbeckius sai osaks Eesti ajaloos? 1627 aasta saatis Gustav II Adolf ta Eestimaale revideerima, parandama, tutvuma kohaliku usueluga, seda reformima, tutvuma ka talupoegade olukorraga ja haridussituatsiooniga Eestis. Muide, olgu mainitud, et 16. sajandi lõpus oli usuelu olukord Eestimaal täiesti katastrofaalne. Toome paar näidet. Martna pastor, kurtnud Rootsi võimu poole üle tulnud ja Läänemaal maavaldusi omava Afanassi Baranovi üle, kes lubanud teda noomima hakanud pastori läbi peksa ja tasunud oma maksud pastorile 15 kuradiga. Üks juhtum Läänemaalt on veel selline, et üks teine maavaldaja andnud omale ühele talupojale nõu, et kui pastor hakkab teda noomima sellepärast, et ta peab kodus korraga 2 naist, siis võtku aiateibas ja löögu sellega pastor maha. Ja enne imet see talupoeg üritaski selle aiateibaga pastorit mõrvata. Paljude kirikuõpetajate tase oli toona allpool igasugust arvestust ja nende moraalne pale samuti. Näiteks Läänemaal asuva Kirbla pastor elanud kaasaegsete meenutuste põhjal lausa vastikut elu. Ta kraagelnud kõikidega ööd ja päevad, ei olevat iialgi valmistanud ette oma jutlusi ja puhkes suur skandaal, kui sai teatavaks, et armulaua veini asemel pakub see mees hoopis õlut. Ajastu vaimu iseloomustavad 17. sajandi algusest pärit Tallinna Pühavaimu kiriku õpetaja Georg Mülleri eestikeelsed jutlused. Need käsikirjad on isegi säilinud ja Müller kirjeldas seal värvikalt neid põrgupiinu, mis saab osaks selle maailma mõnusid taga ajavatele patustele. Müller siis rääkis väga põnevalt, kuidas põrgu vana madu võtab need patused kõik oma võimu alla. Ega aastal 1627, kui Rudbeckius tuli Eestisse usu olukorda visiteerima, polnud olukord mitte sugugi parem. Johannes Rudbeckius kui kuningas Gustav II Adolfi üks lähimaid võitluskaaslasi ja usaldusisikuid saabus 1627 Eestisse, Tallinnasse 7-liikmelise kõrge komisjoniga ja kutsus jalamaid kokku kirikus sinodi. Sinna oli peale
pastorite palutud veel ka igast kihelkonnast 4 talupoega. Mõisnikud töötasid aga sellele ägedalt vastu, nii et talupoegade osavõtt sellest kiriku sinodist jäi siiski väga tagasihoidlikuks. Rudbeckius vooris mööda Eestimaa kirikuid mitusetu kuud ja tutvus siis kohaliku kiriku eluga. Mida ta siis nägi, kuulis ja koges, see kõige võitluslikum ja võimekaim luterlik tegelane, keda Rootsi riigil pakkuda oli. Ta jäi üllatusest täiesti keeletuks, teda tabas kui pikse nool, kui ta kuulis, et ühte kirikuõpetajat süüdistati lapse tapmises. Kose kirikuõpetajat süüdistati selles, et ta oli tunginud oma köstrile noaga kallale. Paljusid kirikuõpetajaid süüdistati abielu rikkumises ja et nad elavad ulaelu. Rapla kirikuõpetajad olid röövinud mööda maanteed hobustega ringis sõitvaid inimesi, röövinud neilt lisaks hobustele ka piitsad, haaranud mõõgad ja ähvardanud nad sellega maha lüüa. Piiskop lõi üllatusest 2 kätt üle pea kokku, kui ta kuulis suurimat pühaduse teotust, mida tema kõrvad olid seni üldse kuulnud. Nimelt oli üks ärimeheliku vaistuga kirikuõpetaja teinud kirikust lausa õlleköögi. Sellega Rudbeckius tabanud üllatused veel ei lõppenud. Eestimaal oli talle veel palju üllatusi varuks. Rudbeckius kutsus kirikuõpetajad kokku, kus need pidid siis pidama proovijutlusi ja andma aru endast ja oma kogudusest. Ja mis seal siis selgus? Tuli välja, et paljudel kirikuõpetajatel polnud üldse mingisugust teoloogilist haridust. Nad olid valetanud, et nad on kuskil kauges ülikoolis usuteadust õppinud ja siis Rudbeckius kontrollis nende teadmisi ja tuli välja, et paljud ei teadnud ristiusust ega piiblist mitte mõhkugi. Üllatusest keeletu ja vapustatud piiskop tegutses karmilt, kuid resoluutselt. Ta rebis kõigilt valemänguritelt eest nende maskid ja tagandas ametist mittesobivad pastorid. Mis puutub Eesti lihtrahvasse, talupoegadesse, siis nägi, kuulis ja koges kõrgeauline piiskop seda, et paljud pidasid ikka veel kinni oma vanadest ebajumala uskumustest. Nad käisid metsades, hiites ja oma metsakabelites ohverdamas oma laste ja varanduse ning loomade heaoluks. Rudbeckiuse visiit jõudis oma kulminatsioonini 1627. aasta sügisel, mil ta kuninga volinikuna kutsus kokku kohaliku Eestimaa aadlike kogunemise, mida nimetati siis maapäevaks. Ja seal esines ta kuninga nimel mitmesuguste ettepanekute ja nõudmistega, mis puudutasid kiriku ja usuelu. Kuid ta läks oma nõudmistes kaugemale. Tema nõudmised puudutasid ka talurahva olukorda. Nii nõudis ta kohe kõigepealt seda, et pühapäeviti tuleb talurahvale anda võimalus käia kirikus, mistõttu sel päeval neid ei tohi tööle sundida. Lisaks rõhutas ta ka seda, et aadlil ei ole mitte mingisugust õigust takistada talurahval lastel hariduse saamist. See kõik selleks, aga kohalikku aadlit Eestimaal tabas lausa ebameeldiva üllatusena see, kui kõrge külaline Västeråsist ütles välja sellise asja, et pole üldse õige ega õiglane pidada kohalikku maarahvast päris orjuses. Rudbeckius ütles, et see sünnitab igal pool tigedust ja õelust, mistõttu tulevad tõsiselt kaaluda talurahva päris orjusest vabastamist. Rudbeckius rõhutas, et eestlased pole sugugi halvemad kui teised rahvused. Ilmselt ei tule mitte kellelegi üllatusena, et Rudbeckiuse ettepanek talurahvast pärisorjusest vabastada mõjus kohalikele mõisnikele justkui hane selga vesi. Rudbeckiuse ettepanekud ja kriitika läksid neil ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Nii lükkas aadel Rudbeckiuse kriitikat täies ulatuses tagasi. Nad ütlesid, et nemad Eestimaa mõisnikud pole mitte iialgi teinud takistusi andekatel talulastel haridust omandamast. Samuti ütlesid nad seda, et eestlaste pidamine päris orjusest tuleneb sellest, et kohalik maarahvas on võltsi ja paha iseloomuga ja ainuüksi pärisorjuse surve ja karmuse abil saab neid valitseda. Kordame veel, ainult pärisorjuse karmuse ja survega saab siinset maarahvast valitseda ja teda vaos hoida. Kui ennist sai mainitud, et kohalikku aadlit ei rahuldanud Rudbeckiuse kriitika ja tema ettepanekud, siis tuleb mainida ka seda, et Rudbeckiust omakorda ei rahuldanud kohaliku aadli kriitika tema ettepanekute suhtes. Nii nad seal siis kraaklesid ja vaidlesid, kuid asja arutamine jäi katki, lahendust ei leitud ning Rudbeckius sõitis tagasi Rootsi ja Västeråsi linna. Rohkem ei näidanud ta nägu Eestimaal enam mitte kunagi. Mõni aastakene hiljem, 1632,
Tartu Ülikooli asutajast kuningas Gustav II Adolf langes ning Rootsi keskvõimu võitlus kohalike Eestimaa mõisnikega jäi seetõttu üldse katki. Rudbeckiuse missioonil seega otseseid tulemusi ei olnud. Küll aga sai Rootsi kiriku ja riigi kõrgem juhtkond teada, missugune olukord Eestimaal tegelikult valitseb. Ei maksa arvata, et võimukas ja alati oma privileegide eest seisev Eestimaa aadelkond oli kurb, kui kuulis, et Rudbeckius on Eestist lahkunud. Nad hõõrusid rõõmust käsi ja palvetasid õhinal, et ta ei tuleks enam mitte kunagi tagasi Eestimaale nende rahu rikkuma ja allasurutud pärisorjade päid patuste vabadusmõtetega segi ajama.